kui nüüd küsida jälle, et kuidas me oma projekti peaksime siis üles ehitama, et oleks objektorienteeritud, siis tulebki mõelda, alustada nagu justkui nagu füüsilisest maailmast lähtuvalt. Kui sul on näiteks mäng, kus on mingid tegelased, siis täpselt niimoodi ongi, et esiteks on sul objekt, kes on tegelane, näiteks tal on äkki isegi mingi kuju, ja siis see tegelane extenditakse näiteks kolliks, ma ei tea, tal on mingid okkad või midagi, tundub, et ta põleb hoopis, ja extenditakse ka mängijaks, kes on siis, ma ei tea, mõõgaga ja kilviga, mis iganes. Ehk siis näiteks, kui sa kirjeldad oma esialgset tegelase objekti selliselt, et tal on int elusid on 100 elu ja tal on mingisugune meetod nimega kõnni ja ta oskabki nagu pildil liikuda, siis need omadused kanduvad siis nii talle kui ka talle automaatselt. Erinevus on see, et siis tegelane, kasutaja tegelane, mängija peab saama nooltega liikuda. Eks ole, see on see erinevus. Ja sa saadki siis selliselt nagu vormida oma projekti üles. Kui ma tooksin näite mingisugusest praktilisest programmist nagu mingisugune raamatupidamistarkvara, siis ma teeks niimoodi sellega, et esimene objekt, kõige suurem neist oleks näiteks firma. Ja firma sisse kuuluvad igasugused töötajad, võib-olla mingid maksukohustused, võib-olla sissetulekud. Ja kui me nagu harutame lahti nüüd ühe neist, ütlemegi objektides, et see töötaja võiks ka olla objekt, ütleme üks töötaja on üks objekt, mis suudab salvestada infot nagu palk, mingisugused pensionisambad. Ühesõnaga, mis iganes info sul on vajalik, et siis arvutada temaga seonduvaid numbreid ja tal on ka saartud ka mingid oskused näiteks, et kas või tõsta palka. Või mis on tõenäolisem, on muuda ametinimetust. See on siis meetod, see on meetod. Nii, ja mis ma nüüd tahan rõhutada on see, et see töötajad siin on ka tegelikult eraldi klass ja ütlengi mitmuses töötajad. Ja ta on eraldi klass, nimelt kui mul on, tooks konkreetse näite, näiteks töötajate sees on muutu nimega, või mis nimega ongi array list, kuhu sisse kuuluvad töötajad. Siis iga töötaja on üks objekt, mis on sealt pärit. Nii. Ja see töötaja klass omakorda on siis see sama asi, mis siin on. Firma sees on siis see array list, aga see array list on siis nii-öelda wrapitud töötajate klassi ja see on vajalik sellepärast, et siis ma saan töötajatele korraga ka käsklusena näiteks küsida, ütleme get kogu palga kulu. Selline meetod võiks olla siis töötajate klassis. Et nii palju, kui sa vähegi suudad, sa arutad kõiksugu üksused lahti objektideks. Nii kui sul on vaja mingisugust meetoodi või mingisugust infoühikut kuskil salvestada, siis sa mõtle endale järgi, et kas ma äkki saan selle muutujasse, õigemini eraldi objekti salvestada, kas mul on sellist asja vaja. Ja ma ütlen, et tõenäoliselt on sul neid objekte rohkem vaja, kui sa praegu ette kujutad. Seega püüa neid esialgu vähemalt panna igale poole, kui vähegi saad. Ja siis hiljem sa saad paremini aru, et kus on nagu optimaalne neid hoida, kus mitte. Ütleme, et iga asja jaoks ei ole ka mõtet. Kui mul näiteks töötajate objektis ei oleks seda tegevust, mul ei ole mitte ühtegi meetoodi, ainuke asi, mis seal sees ongi array list, siis tõesti pole vaja eraldi objekti, siis ma panen otse firma alla see array list, vahet pole.
see, millest ma rääkisin praegu, oli siis OOP ehk siis objekt orienteeritus. Nüüd selline teine mõiste, mis tuleb teada, mida õpite hiljem rohkem, eriti veebirakendustes, on MVC. Ja mida see tähendab, on model, view, controller. Ja kuidas sellele mõelda, on see, et view tähendab siis kõik, mis on pistmist vaatega, ehk siis sisuliselt on kõik JavaFX. Controller on nüüd kõik, ütleme, view on siis nagu JavaFX-i osapool, mis ehitab vaadet. Näiteks, kui sul on login screen, siis need tekstikastid ja nupud on nagu view all peaks nagu idee poolest ehituma. Controller on kõik loogika, mis on nagu main meetodi all. Ütleme, main meetodis ei tohiks nagu väga midagi muud olla, kui lihtsalt objektide väljakutsumine ja view meetodi väljakutsumine, et sa nagu ehitad asjad kokku. Controller on lihtsalt käsutaja, ta ise peab tegema võimalikult vähe. Ja siis, kui ma lühidalt kokku võtan, siis controller on nagu käsutaja lihtsalt. Ta endas andmeid ei hoia, ta midagi ei tee, ta ainult käsutab. Ja model ongi nüüd, kirjeldaks seda kui objekti või objekte. Modeli sees on see nii-öelda äriloogika, selline termin on olemas. Äriloogika tähendab seda, mis on kõik pistmist, ütleme siis äpi või programmi sellise nagu olulise loogikaga, mis on otseselt pistmist funktsionaalsusega. Ehk siis, kui controller on käskija, tema controller põhimõtteliselt kutsub välja objekte ja ütleb, et objekt tee seda, objekt tee toda ja ühtlasi ütleb, et kuule JavaFX tee nüüd seda ja tee toda. Nii, ja meie projektis ma otseselt ei oota, keegi MVC-d kasutaks, ma lihtsalt tahtsin, et oleks selge, mida see tähendab. Te kindlasti kuulete seda terminit ka edaspidi igal pool. Mina nõuan konkreetselt objektorienteerituse olemasolu projektist puhtalt selle pärast, et see õpetab teatud kontseptsioone, väga olulisi kontseptsioone. MVC pole nii tähtis. MVC tuleb iseenesest siis, kui seda vaja on, ma ise arvan. Lihtsalt, et teil oleks konteksti, kuidas tavapäraselt asjad käivad. Kuigi pean kindlasti ära mainima, et mõlemad neist kontseptsioonidest on kohati vanaaegselt. Paljud isegi ütlevad, et objektorienteeritus, et see on oli algusest peale halb mõte, miks seda üldse keegi kasutab. Aga tänapäeval siis kasutatakse seda endiselt, aga lihtsalt, et mitte igal pool ja kindlasti mitte, ütleme, et tal on ka oma koht, kus on ta otstarbekas. Aga meile on ta puht kontseptsiooniliselt väga oluline aru saada. Nii. Ja jällegi kindlasti saab see teema kõik arusaadavamaks, kui vaatad laevade pommitamise objektorienteeritud videot. Veel üks kasulik mõiste on UML. See on siis Universal Model Language. Ja ega ta midagi muud erilist ei tähenda, kui seda, et kui sa oma projekti välja mõtled, siis ma soovitan selle paberil kirja panna tõesti objektidena. Et sa kirjutad siia objekti nime, sa kirjutad siia muutujad, et mida see objekt teab ja alla siis, mida see objekt oskab, ehk siis meetodid. Ja teha tõesti niimoodi, et kõik objektid, mida sa suudad üldse välja mõelda, kuidagi ära ühendada ja mingisugune struktuur juba ette ära luua. Et ära üldse muretse, kui projekti käigus selle tehes avastad, et oih, et päris nii seda üles ehitada ei saa. Teen hoopis teistmoodi, see on okei, lihtsalt tähtis on, et sul alguses mingi struktuur oleks peas olemas. Kuna tõesti see parandab lõpptulemust üsna palju. Kui konkreetselt Google'ist mingi suvaline näide tuua, siis ta võiks umbes selline välja näha. Et see võik muidugi palju keerulisemaks minna, mõnel on siin täiesti mingisugune maailm kokku loodud. Et meil nii hullust ei ole, aga ühesõnaga anna lihtsalt ennast parim, et sul tekiks pilt ette, mis sinu programmis toimuma hakkab, kes mida teeb, kes mis andmeid hoiab ja lõpetanud oled oma graafikuga alles siis, kui sul on
kui sul ei ole enam ühtegi ideed, mis andmeid sul üldse veel võiks vaja minna, ehk siis sul ei jää õhku mitte midagi rippuma.